Tšau, Olari siin. Kunagi küsiti ühe Soome targa käest. Lugu räägib niimoodi, et Soome tark oli kuskil. Elas kuskil külma metsa vahel. Ja siis küsiti ta käest, et kuidas läheb. Ja ta vastas, et läheb hästi, kui ei võrdle. Päris kuldsed sõnad. Ja tänase teema siis on kadedus. Me kõik oleme inimesed ja me kõik tunneme rohkem või vähem kadedust erinevate asjade vahel. Ja see sama Soome tark siis ütleb, et kui ei võrdle, siis pole põhjust kade olla. Ja kui pole põhjust kade olla, siis sa saad olla tänulik, sa saad olla sisemuselt puhas ja sind häirivad palju vähem asjad. Palju vähem on sind häirivaid asju. Üks vahva lastesaade oli kunagi, kädistajad. Sellised vahvad väiksed karvased loomad, kes siis elasid sükestes metsadesse. Ja üks vahva kädistaja oli Kopsik, see peategelane seal. Ja Kopsik pani siis oma selle kuutähe kujulise klepsu, pani inimese külge, ühe lapse külge. Ja see laps muutus kadedaks. Oli siis kädistaja võimu all ja hirmus kade oli, kõik asju tahtis endale saada. Seal olid veel igasuguseid loomi. Luisu oli seal, see muudkui valetas. See üks mingi ihnuskoi luges vanu ajalehti sellepärast, et need ei maksa raha. Vahva saade oli. Sealt päris palju häid mõtteid tuleb sinna sisse igale ühele natuke analüüsimiseks. Aga kuidas see meid täna siis puudutab, et miks ma räägin kadedusest täna? On mulle ette jäänud jälle, ma natukene proovin aru saada, mis inimesed need sotsialistid on ja kust otsast nad kuidagi meile nagu head tahavad. Ja üks asi on nagu selge, et nad ei ole halvad inimesed, eks ju, sest ka sotsialism kui sellisena on oma loomuselt on hea. Kõik nad eesmärk on, et kõigil on nagu võrdselt kõike ja kõik on võrdne ja kõik on hea. Aga üks asi mind nagu tohutult häirib nende puhul ja see häirib mind nagu isegi rohkem kui see on väga palju asju, aga üks väga konkreetne asi, mis mind häirib, on see, neile käib tohutult närvidele, kui palju on rikkaid inimesi. Et nagu kurat, kui rikkad raisk, et nende käest tuleb kõik ära, ikka kui maksustame nii, et kurat silm punnis. Ja siis mõtlen, vale nurgalt vaatate asju, armsad sõbrad. Vale nurgalt, väga vale nurgalt. See, et kellelgi on rohkem raha kui sinul, ju ta siis on teinud midagi. Ju ta siis on kuskil on jopanud, midagi ta on teinud, eks ju, et on rohkem. Probleem ei ole selles, et Jeff Bezosel palju raha, Elon Muskil palju raha, Bill Gatesil palju raha. Ma ei tea, Urmas Sõõrumaal on väga palju raha. Eestis on väga palju inimesi, kellel väga palju raha. Ma nüüd jalutasin siia poole, muidu oleks võid sinna poole minna, teisele poole minna tee äärde. Vaadata, kui ilusad autodega inimesed sõidavad. Kurat, kuidas neil nii palju raha on, et endal siuksed autosid osta? No ma ei tea, näed, on. On see halb? Ei ole ju, Ja nüüd, võta siis hoopis teistpidi. Esiteks on põhjust olla kade, et ma elan siin, kus ma elan, kõnnin, kus ma kõnnin. Ma võin olla kade selle peale, et ma siin külma käes ja jalutan asju. Nende kuuski tasemel ei ole palmid mul siin. Selle lagendiku asemel peaks olema siin mingisuguse troopiline rand koos ilusa sooja veega, kus ma võiks surfama minna, aga näed, ei ole lumi on, raisk, mul nii kade praegu. Iga asja peale võib kade olla. Nii, aga me oleme siin. Ja kui ma ei ole kade, olen rõõmus, saan jalutada siin. Poiss läks autoga sõitma, minul on aega siin jalutada. Sinul on tegid midagi muud, on aega videot vaadata. Mitte sa ei pea töötama kuskil kaevanduses või ma ei tea, mida iganes, eks ju. Variante, kuidas saab olla veel halvem. Must miljon.
me saame olla tänulikud selle üle, et meil on niisugune hea keskkond. Aga seda, et me saaksime veel paremaks, vaat seda võib mõelda, et kuidas me saaksime veel paremaks. Alati on nagu niisugune lootus selle peale, et läheb veel paremaks. Ja siin tulevad mängu siuksed vennad nagu kapitalistid. Mõtlen, jube lugu, need võtavad kõik raha käest ära. Siis kui ei anta neile, siis nad ei võta ju. Nad võtavad siis, kui neile antakse. Ja kapitalist võtab alati nii palju kui võimalik ja sa peaksid seda teadma. Ja kõik teavad seda, et nii palju kantakse, kõik ta ära võtab. Nii, aga kapitalistidega on see häda, et kapitaliste võib olla rohkem. Kapitaliste võib olla näiteks, ja mida vabam on ühiskond, seda rohkem on kapitaliste. Mis tähendab seda, et ka need kapitalistid võistlevad omavahel. Ja kui mina töötan näiteks ühes ettevõttes praegu, saan sealt mingisugust normaalset palka, ja ma ise ei ole ettevõtja, mina olen palgatöötaja. Aga mul on siin natukene nuppude pea vahel on mingisugust väärtust, mille kasutamisest mingi kapitalist tahab mulle raha anda. Aga kui oleks olemas seal kõrval veel 2., 3., 4., 5. kapitalist, eks ju, kes tahaksid ka minu seda teadmisi endaga tarvis nagu tööle panna, siis hoopis need kapitalistid võistlevad omavahel, et minule raha anda. Mis tähendab seda, et lisaks sellele, et minu tööväärtusena saab see kapitalist, ehk siis näiteks ma Sõõrumaa jaoks praegu ei tööta, eks ju, aga juhul kui ma töötaks, eks ju, siis Sõõrumaa, ütleme nii, et võistleb kõikide teistega, et saada minu aega endale, et mina panustaks enda aega tema mingi eesmärke täites. Ja kui keegi teine maksab selle eest või pakub mulle paremaid tingimusi, paremaid mida iganes, eks ju, asukoht ei sobi, must miljon tingimust võib seal olla, eks ju. Et kui see keegi siis teine siis pakub Sõõrumaa üle, siis on minu valik, see on minu valik, eks ju, kus kohas ma aega veedan. Ja siis mida rohkem on kapitalist, seda rohkem on valikuid ka minul kui palgatöötajal. Ja mul on vähem põhjust olla kade, et kellelgi teisel läheb hästi. Ja mul on vähem põhjust olla kade, et Sõõrumaa on nii rikas, eks ju. Eks ju, sellepärast, et see keskkond on selline, mis nagu võimaldab õitseda kõigil. Ka nendel, kes ise võib-olla ei taha pingutada. Mina ei taha võtta näiteks mingit äririski, eks ju, panna mingisuguseid oma mingid investeeringuid, oma mingid liikumisi või oma vahendeid kuskile mängu, aga teine vend jälle tahab, eks ju. Ja siis tema selle ja nende kõikide tegevuste tulemusena saab see kapitalist, saab raha, palgatöötajad raha ja kui ta on mingi jobu, siis öeldakse talle, et ma lähen minema siit, ma lähen töötan kuskil mujal ja mida rohkem on kapitaliste, seda rohkem on neid valikuid ja ongi, kõigil on parem. Ja kõigil on parem. Ja nii ongi. Ühesõnaga, tänase mõttevälgatuse siis niisugune kokkuvõte. Oleme vähem kadedad, oleme rohkem tänulikud, mis meil on, aitame teisi nende eesmärki täitmisel, siis nemad aitavad meid ja niimoodi me saamegi kõik koos luua parema homse. Siuke mõte. Tavaika, täna nii ja hoiame sidet. Järgmise korrani. Tšau!